õhtul pisut enne kella 7 sai Häirekeskus äreva teate siit Tallinna linnast, Ülemiste ostukeskusest, et siin on plahvatanud pomm. Praegu on sellest hetkest möödas 1,5 tundi ja keskus on ümber piiratud, politsei mitte kedagi lähedale ei lase. Teadaolevalt on siin kohal ka demineerijad, aga mis täpsemalt juhtus, ei ole antud momendil veel selge. Ma saan aru, et te olete siin juba peaaegu 2 tundi olnud siis? 7 alates umbes, ma ei tea, mis kell praegu on. Jah. Mis teile öeldud on? Hetkel ei teagi midagi täpselt, aga et ootame siin natukene, et äkki saab ikkagi enda asjad kätte. Ma saan aru, et sinul on vähemalt Talve õppesõbrannal on ainult kampsun, aga toa võtmed on mõlemal sees. Ma tegelikult tulin ka täiesti T-särgi veel, sest kui me peame evakueerima, siis me ei saa lihtsalt võtta oma asju. Ja siis üks teine Ülemiste poe töötaja andis enda jope mulle, ma isegi tea, kus ta on praegu, nii et. Ostukeskuses toimunud plahvatuses sai viga koristaja, kes läks paha aimamatult prügikasti tühjendama. Puhastusteenindaja on endiselt haiglas. Peale plahvatust evakueeriti keskusest kõik inimesed, kaasa arvatud töötajad nii, nagu nad sel hetkel olid. See tähendab, et maha pidid jääma nii välisriided kui ka isiklikud asjad. Külastajad, kes parkisid oma auto parkimismajja, ei pääsenud sellele enam ligi, sest politsei sulges kõigile ohu tõttu terve ostukeskuse ümbruse. Inimesed suunati soojani kõrval asuvasse T1 kaubanduskeskusesse kui ka kohale toodud linnaliini bussidesse. Nii palju teame, kui ilmselt kõik teavad, et oli plahvatus. Meie ei kuulnud seda, me teame, et osad kuulsid. Aga oli siis niimoodi, et lasti mingisugust teadet, et hakkame evakueerima või kuidas? Seal tuli kõlaritest tuli see, et on ohuvärk on. ja siis me pidime välja minema. Praegu positiivsed olla. Kuidas praegu ennast tunnete? No hästi külm on. Hästi külm on, ja te olite vist bussis vahepeal saja? Jaa, korraks küll, et pisut sooja saada, tuule eest varju. Ja see, mis juhtus täpsemalt seal, seda lugesite lehest? Lugesin lehest, saadeti mulle läbi netti ka pilte, videosid, nii et olen näinud ja mis seal juhtunud on. Kui kiiresti see evakuatsioon umbes kõik aega võttis? See oli päris lühike, et kohe selles mõttes, et teade käis, inimesed saatsime kõik välja, ise läksime järel, vaatasime, et kedagi kauplusesse ei jäänud ja et suhteliselt kiiresti käis see protsess. Minul tuleb ema järele, aga ma ei tea, et teistel on kehvasti, et neil ei ole asju ja ei saa koju ka ja Mitu tundi pärast plahvatuse toimumist ei teadnud töötajad, kas neil on võimalik oma isiklikud asjad kauplusest kätte saada või mis täpsemalt keskuses juhtus. Selge on see, et kõige olulisem on ikkagi ohutus ja inimeste turvalisus ja seni, kuni siis piirkond ei olnud täielikult üle vaadatud, ei olnud võimalik inimesi majja sisse lasta. Kui demineerijad olid veendunud, et ostukeskusesse ei ole peidetud rohkem lõhkekehi, asusid tööle Kaitsepolitseiameti ning Politsei- ja Piirivalveameti uurijad ning kriminalistid. Pommipanija isik oli selge laupäeva õhtuks ning täna on mees kinni peetud. Tegemist on 60-aastase Tallinnas elava mehega ja prokuratuur plaanib taotleda tema suhtes ka kohtult vahistamist. Ja hetkel, nagu öeldud, teostatakse tema ülekuulamist ja muid uurimistoiminguid temaga seotud. Ja siis olemasoleva info pinnalt on meil põhjust arvata, et see teo motiiv on pigem isiklik kättemaks ja tingitud just varasemast seotuses sama kaubanduskeskusega. 60-aastane Tallinnas elav mees on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud. Viimati kandis mees karistust käesoleva aasta suvel. Ta on süüdi mõistetud nii varavastastes kui ka isikuvastastes kuritegudes. Tegemist ei ole Eesti kodanikuga. Hetkel ei ole ühtegi viidet, et see plahvatus oleks seotud siis kuidagi terrori või äärmusluse või oleks välisriigist juhitud. Ülemiste keskuse jaoks oli tegemist suure šokiga, kuid alates tänasest on kaubanduskeskuse töö täielikult taastunud. Plahvatuse tagajärjel viga saanud koristaja viibib veel haiglas, kuid tema seisund on stabiilne. Kõigi eelduste kohaselt peaks ta lähipäevil pääsema kodusele ravile. Oleme teinud ka mõningaid muudatusi, näiteks meil on kõrgendatud arvus turvatöötajaid majas ja oleme inimeste meelerahu huvides eemaldanud avalikelt aladelt ka siis prügikastid. Kuigi need väga põhjalikult läbi kontrollid teile, siis lihtsalt selleks, et oleks täiesti 100% kindel ja inimesed ei oleks mures. Ülemiste keskuse parklas võis veel täna hommikul näha patrullimas politseiautosid. Politsei andis teada, et pühade ajal on nad kõikjal väljas suuremate jõududega.
See tähendab seda, et tegelikkuses oleme kaubanduskeskused lisanud oma patrullimarsruutidele teised rahvarohked kohad, samamoodi oleme seal rohkem väljas, teeme jalgsi patrulle, jälgime ümbritsevat. Kaubanduskeskustele väljastati turvalisuse tõstmiseks ka konkreetsed juhised, kuid politsei palve on, et kahtlastest isikutest või esemetest avalikus ruumis tuleb koheselt teada anda numbril 112.